õpetajad on kõige ägedamad ja meie oleme nii vaimustuses, et Eestis on nii palju, nii suure entusiasmiga õpetajaid, nooremaid ja vanemaid ja meil on hästi hea meel, et me saame õpetajapäeviku ja mõne teise tootega ka natukene õpetajaid toetada sellel teekonnal ja inspireerida ja aidata sellist motivatsiooni sinna päeva leida. Täna on hästi tore meel, oleme siia külla kutsunud siis päris õpetaja ja vaatame siis päris päevikut, et mis selle päevikuga siis peale hakatakse. Et räägi, Katrin, lähemalt, kes sa oled, mis sa teed ja keda sa õpetad? Tere minu poolt ka. Mina olen siis õpetaja Katrin ja mina olen esimese teise kooliastme õpetaja hariduselt siis. Ja ma tulen Saaremaalt. Nüüd lõpetasin oma esimese lennuga just, ehk siis 4 aastat olin koos nendega ja kolisin Tartusse. Nii et Tartus saan nii-öelda siis armsad uued väiksed lapsed endale ja alustan siis Tartus nüüd edasi sügisel õpetamist. Mina ikka mõtlen, et miks pagana pärast keegi otsustab, et ma hakkan õpetajaks, see on ju nii raske töö. Ainult kisavad lapsed ümber, kes nõuavad midagi, õppida ei taha, et mis see siis nagu trigger on, et minnakse siis õpetajaks õppima ja siis päriselt õpetatakse ka ja rõõmus nägu on naerul ka, et ma arvan, et see olenevalt siis isiksusest tuleb väga palju, aga mina olen arusaamal, et väga palju määrab ka, kust perekonnast sa oled. Samamoodi minu meelest, kui me räägime arstidest, siis on ikka see, et jaa, mul ema oli arst ja mu vanaisa oli arst ja on ju, et kuidagi õpetajatega on minu meelest natuke sama, et mul on täiesti väga sirgelt läheb, et mul oli ema õpetaja, mul on õde õpetaja, mul oli vanaema õpetaja. Ja kuna ma nagu kasvan ikkagi ju pedagoogi peres, siis kuidagi see jääb külge ja no lapsed mulle väga meeldivad ja ma tunnen ilmselt, et see on see. Küll ma kunagi tahtsin saada juuksuriks ja näitlejaks ja lauljaks, aga siis sõelale jäi ikkagi see õpetaja amet. Et kui perekonnaliini tuleb, siis ega seal pääsu ei ole. Ma arvan küll, jah. Vali, mida valida, aga yeah. Tulevik on selge. Aga mis sellise nagu õpetajaks olemise juures sind kõige rohkem rõõmustab, mis on need hetked, kus kohas sa tunned, et näed, täna oli tore päev või näed, teen ikkagi õiget asja? Mina ütleksin, et kindlasti õpilased. Et räägime rõõmudest või muredest, siis on alati nagu õpilased, et nende pärast ma ju tegelikult seda teen ja need väiksed armsad naeratused, need hetked, kui laps on nagu, et ma saan aru, niimoodi käib, et need on need hetked, kui ma mõtlen, et selle pärast ma teen seda, et kuidagi see tunne, et jah, ma annan ju endast väga palju, aga ma saan ka nii palju vastu. Et see on see, miks ma teen seda. Väga kihvt. Aga mis on sellised nagu sellised väljakutsed või mis on sellised hetked, kus tunned, et issand jumal, et miks ma seal klassi ees möllan? Mina arvan, et kõige suuremad väljakutsed võib-olla ongi see, et kuidas nagu vanemad on. Ja sest et lapsed on nagu lapsed, eks ole, aga see, et igal lapsel on ju ka väga iseloomuga vanemad, sest igaüks on erinev. Ja võib-olla siis see, et kuidas nendega see hea klapp saada, et rääkidagi, et me oleme samal nagu teekonnal, et meil päriselt ongi ju mõlemal sama eesmärk. Et mõned lapsevanemad ikkagi ajavad, mõned juuksekarvad lähevad halliks selle peale. Kindlasti on. Ütleme nii, et mina olen nüüd alles oma esimese lennuga lõpetanud, mul on ainult 4 aastat selja taga kogemust ja mina võin öelda, et mul tõesti nagu väga vedas, et ma kartsin seda väga, aga et mul väga-väga vedas vanematega, meil oli nagu suhteliselt kohe klapp, me teadsime, mis me tahame, mis on eesmärgid, nad olid nii nagu alati toeks, et mina tegin ka kõiki asju esimest korda nagu õpilased tegid, et selline hästi nagu toetav pere, ühtne pere nagu tekkis meil. Aga õpetajal väljakutseid on kindlasti ka see, et paljud räägivad ju, et mis see õpetaja, et suvi on ju vaba ja mis sa seal klassi, sa lihtsalt ju seal klassi ees näitad seda ja seda, et see on ju nii lihtne töö. Et kuidagi seda selgitada, et mis see tegelikult on, et see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd ütlen, et avaõpik lehekülg 33 ja hakka lugema, vaid kogu see nagu põnevus, see, et ma
nagu juhendan neid ju ise õppima, mitte see, et mina nagu nüüd ja õpetan, eks ole, vaid see, et kuidas nagu laps leiab selle tee ise, et see oleks äge ja see oleks tema jaoks motiveeriv ja et ta nagu leiab need infod kõik üles, mis ta tahab ja kogu see teema. Väga äge. Ma näen, et Seiki päevik on täitsa kapsaks töödeldud, et tundub, et on kasutust leidnud, et kus sa üldse meie selle päeviku leidsid ja miks sa selle valisid? No Seiki toodetega ma olen isegi päris kaua juba tuttav olnud. Ma arvan, et oligi mingi reklaam, et mingi hetk te hakkasite vaata väga palju õpetajatele rõhku panema, et sest õpetajad on tähtsad, eks ole, kui on rõõmus õpetaja, siis on rõõmsad lapsed. Ma olen väga märkliku inimene, selles suhtes, et mul on selline haugimälu ja mina on küll nutiajastu. Saaremaalt haugimälu. Saaremaalt haugimälu. Kõlli vahel et nutiajastu on küll, aga mulle ei meeldi nagu panna sinna kalendrisse, mulle meeldib ikka nagu kirjutada ja siis ühesõnaga, et ma teadsin, et mul peab olema märkmik ja ma olen kasutanud hästi palju erinevaid ja kuidagi ei ole leidnud seda õiget, et on ju tegelikult neid märkmikke ju küllaga, eks ole, aga siis jäi silma just see õpetajale mõeldud, et seal ongi nagu kuidagi see tunne juba, et käidki siin ringi, mul on õpetaja märkmik, kuidagi siuke nagu uhke tunne ka, eks ole, mitte mingi tavaline. Siis hakkame otsast piiluma. Mulle nagu täitsa meeldib see, et tegelikult õpetajal on ju tegelikult samamoodi eraelu, eks ole, ma ei ole ainult koolis 24/7 ja siin ongi minul nagu kogu minu elu, et siin on minu töö ja siin on minu eraelu ka ja mulle väga meeldib, et siin sa saad alguses alustada sellest, et sa tegelikult mõtled iseendale ja siin on see õnneplaneerija, eks ole, mul nagu näha ei ole väga täis see veel. Kuidas sa näiteks sedasama protsessi, et kas sa siis näiteks kooliaasta alguses seal kuskil augustis võtad ette? Ja kõigepealt, kui ma saan selle uhke puhta, eks ole, siis on see hästi ilusa käekirjaga ja siis lõpuks muidugi läheb niimoodi nagu läheb, eks ole. Aga ongi see, et kirjutad need, mis tulevad ja siis, kui juhuslikult tuleb midagi meelde, siis kirjutad jälle. Ja just see, mulle meeldib see, et siin on küsimus, mis teeb sind õnnelikuks ja kui sul ongi see päev, et nagu pekki, kõik on nagu nässus ja kas teen õiget asja ja siis ma vaatan seda, et mind teeb õnnelikuks õpilaste naeratused. Ma mõtlen, et no näed, see on ju see asi, et siis järelikult, kui ma selle kirja panin, siis ma ju jätkan sellega. Et see, mulle meeldib just see, et ongi mõeldud sellele, et sa saad korraks vaadata nagu enda sisse ka, mõelda läbi ja siis kogu aeg jälle tagasi minna, kui vaja on. Ja loomulikult see, et siin on nii palju ruumi kirjutada, et nagu iga nädala juures on ju meil vabu lehti, eks ole, mul on siin ilmselgelt kõik täis ja see, et siin taga on ju hindete kohad, eks ole, klassi nimekirjad, klassi raha, eks ole, on ju, kui tuleb koguda, et nagu. Ja täitsa leidnud kasutust, ma räägin, et mul ei olegi ühtegi teist asja, mul ei pea olema nagu siin paber ja siin paber, vaid mul ongi kõik siin ja see käibki muuga, nagu näha, väga kapsas, käib muuga absoluutselt igal pool kogu aeg kaasas. Mitte ainult tööl, vaid ongi see, et kui ma kuskile lähen, siis märkid on kaasas. Kui nüüd on niisugune tavaline koolinädal, et kuidas sa seda nagu nädala layout'i siis kasutad, et meie päevik on kindlasti selles mõttes erilisem, nagu me siin igast trikke juurde pannud, et mille jaoks sa seda nädalat täna kasutad? Mul on, nagu ma ütlesin, eraelu ja tööelu koos ja ma olen endale siis teinud sellise süsteemi, et ma kasutan värve. Nii-öelda siis eraelu ja selline ilu on näiteks mul roosa, kohe siit vaadata, eks ole, juuksur ja kulmud ja lipsmed, eks ole, ja kõik nagu, mis on seotud siis kooliga, on lilla ja siis mingitel nädalatel siin on mingid trennid jõusaal või mingid füsioteraapias näiteks käisin vahepeal, need on sinised, et kuidagi ma nagu selle süsteemi lõin endale, et ma kohe vaatan värvi järgi, siin nädalal on mul väga palju sellist asja. Aga kas sa oled selle legendi endale kuskile salvestanud ka või sul on endale ma ei teagi nüüd, kas ma siia panin, mul on, kuna see on juba mul, ma ei tea, teine või kolmas, siis nüüd mul on nagu selge. Et muidu jah, ma selles mõttes pro-tipin alati, et ongi, et kui sa näiteks mõtledki oma legendi teha, et siis kas siia esimesele lehele või siis meil on ka see, vaatan, kas sa oled kasutanud sisukorda, ei ole kasutanud, et selle sisukorraga ka meie mõte on tegelikult selles olnud, et siin on küll need põhilehed, aga siia saad järjest siis, kas sul on mingi legend või sama näiteks, et oletame, et sa nüüd siia kuskile lehekülg 152 kirjutad mingi tähtsa
õpilaste kohta mingi nimekiri, puuduste nimekiri, mis iganes teema on, et siis kannad selle pärast siia sisukorda ühe reana juurde, paned sellele selle lehekülje numbri ja siis sa leiad nagu kiiresti üles. Et see on olnud muidu siit üks pro tipp juurde. Et samamoodi see legend, näiteks värvilegend või niimoodi. Ilmselgelt, kui keegi võõras vaatab seda, et on nagu, et kuidas aru saada, aga endal on ju süsteemid loodud. Ja noh, muidugi ju see, et siin ees on need, mida tegema peab, on ju. Ja seda, noh, osad nädalad pole nii palju olnud, aga osad nädalad jällegi on. Et siin näiteks teil on pandud 4 erinevat kategooriat. Ma avastasin, et ma kasutan pigem seda ühte siit. Et mina otseselt ei jaga, et mida ma teeks nagu nüüd ja mida ma teen pärast, et ma panengi lihtsalt kõik. Et see nagu minu jaoks võib-olla jällegi keegi teine õpetaja just meeldib, et näed, ma delegeerin selle kellelegi teisele. Ütleme nii ausalt ka, et ma natuke pean õppima ka seda delegeerimist. Seda on mitmed õpetajad öelnud ka, et keeruline, et mis ma sinna delegeeri lahtrisse panen. Õpetajatele ma ei saa öelda vist, et ei meeldi, aga ma arvan, et paljud õpetajad ei oska delegeerida. Et see ongi see, et ma teen siis ise ära, sest ma ise tean, mul on süsteemid, mul on lihtsam ise ära teha, aga siis ongi see, et tegelikult saaks ju küll delegeerida. Aga samas, kui palju sa näiteks, see on natuke põige õpetamise meetodisse võib-olla, et kui palju sa täna siis lased näiteks nendel lastel ise hinnata üksteise töid või siis nii-öelda ise seda tagasisidet anda? Väga palju teen seda. Et vahepeal ongi endale väga meelde tuleb, et las nad teevad ise. Et ma tean, mul on palju lihtsam võtta, ma teen selle palju kiiremini ära, aga mis see annab mulle? Las nad teevad ise, võtab rohkem aega, tulevad mingid vead, siis räägime jälle läbi, et ma ikka proovin ja et ongi mingid, ma ei tea, etteütlused näiteks, eks ole, siis ongi see, et las paariline või keegi klassist parandab seda. Ma mäletan enda kooli ajas, mulle endale hullult meeldis ja ma tundsin, et ma sealt kohast ka õpin palju, kui ma saingi siis pinginaabri töö või siis kellegi suvalise töö, et pinginaabri võib-olla paned parema hinde. Et sealt nii-öelda õppida ja see on see üks näiteks delegeerimise viis tegelikult, mida saab seal Matrixisse ka kanda. Meil on ka niisugune funktsioon, ma vaatan, et sul vist on ta käigus olnud ka, et meil on see liikuv tunniplaan. Kas sa oled seda siis kasutanud ka? On sellest abi? Kuidas sa seda kasutad? Ma vaatan, sul on panin mitu kihti. Ma mõtlengi, et õpilastel ilmselt on nagu rohkem seda tunniplaani vaja, aga ma kirjutasin siia tunniplaani esiteks endale ja niimoodi ma nagu kasutasingi seda, et ma kirjutasin küll siia ka, aga siis ma paningi siia nurka endale ka ja panin nii-öelda siis selle tunniplaani, mis minu lastel on. Ehk siis kõik ained muidugi ju mina ei anna, näiteks muusika, aga ma ikkagi panin selle kirja siia. Ja siis, kui tuli teine poolaasta, siis kleepsutasin üle ja panin. Ja siis, kui tunde valmistan ette, siis ei ole see, et otsin iga kord selle koha siit üles, vaid vaatadki. On ju esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, et nii teisipäeval 3. tund, ma ei tea, matte on ju, et mõtleme, mis ma siis teen seal. Et jah, selle liikuva tunniplaanil ongi siis nagu, meie oleme mõelnud, seda võibki erinevalt kasutada, et üks mõte, et ongi näiteks algklassile, et paned oma terve selle klassi tunniplaanid siia äärde, aga samas, kui oled aineõpetaja näiteks, teed kõiki bioloogiaid ja keemiaid, et siis kirjutad siia hoopis selle klassinumbri, kellega sa teed ja siis näiteks ja teisele poole peale seda numbrit võid siis ka näiteks, kui on vahetu klassiruum, muidugi algklassis on ju sama ruum vist terve aeg, et seal seda muret väga ei ole, aga võib ka näiteks siia selle klassinumbri kirjutada, et siis, kui sa oled seal oma selle nädala peal, vaatad, mis toimumas on, et siis sa saad ka kiirelt siit põigata, natuke libistada ja näed ka, mis ruumi peab jooksma. Just siin märklikus ongi hästi palju erinevaid võimalusi ja igaüks teeb selle endale mugavaks, et see on ka äge, et ei ole nii, et on nagu, et nii peab vaata, vaid ongi igaüks leiab nagu selle enda viisi ja kuna on valikut nii palju antud, siis ongi nagu nii hea. Kas sellest, et meil sellel nädalavaatel on nii-öelda seda kaks kolumnit, et üks pool on niisugune triibutatud ja teine on niisugune täpiline. Kas sa sellest oled ka kas sa seda kasutad mingis vormis või on sulle nagu kasu või mis sa sellega teed või tegelikult vahet ei ole? Ma vist ütleks, et mul ei olnud vahet. Teil ilmselt on mingi idee sellega. Ei, sul on hästi palju erinevaid ideid. Et mina selles suhtes ma pigem kasutasin seda ruudustikku siin kõrval rohkem. Aga see ongi siis nagu rohkem niisugune free thoughts, vabad mõtted, mis... Paningi kuidagi niimoodi, kuidas tuli. Aga sellise nii-öelda ainerea ja päeva kohta klassile, ma ei tea, kas sinna lähevad need kodutööd või need lähevad ikkagi otse e-koodi. Ja ma neid siia ei pane. Nagu ei ole seda vaja või siis nendel, kes tahavadki, et kõik oleks olemas, et siis mahub ilusti joone peale kogu see
kas siis on see kodutööde või mis sellel päeval sai tehtud ja siis see teine pool ongi siis niisugust nagu vabade mõtete niisugune paindlik, et mida iganes on vaja kirjutada. Mis põnevaid kasutusviise sa veel oled või mis sa veel sooviksid näidata, mis on ägedad seal käigus kasutusel? Mulle tegelikult väga meeldib see, et siin on need küsimused või noh, need asjad siin all. Ma ütlen ausalt, et iga nädal ma ei ole neid täitnud. Siis on jälle see, et oot, mul tuleb meelde, nüüd oleks vaja jälle täita. Et noh, vaatame, kus mul näiteks oli täidetud, mis ma siis siia põnevat ka kirja olen pannud. Noh, näiteks alustan uuel nädalal, et ma loeksin rohkem. Ja muidugi saab ju veel konkreetsemalt panna, et loe, noh, muidu lugesid näiteks 20 minutit, nüüd pane 10 minutit juurde. Ja et ma jätkan ikka vee joomist tublisti. Ebatervislik säkk oleks vaja ära lõpetada, eks ole. Ja ma olen tänulik, noh, tikker on siia pandud minu koer, eks ole. Et eriti see tänulikkuse koht, et tegelikult ju mul on selline tunne, et inimesed ei ole piisavalt tänulikud. Kui on midagi juhtunud, siis hakkad mõtlema, et oi, tegelikult ju nii hästi on olnud elu või et näed, nii toredad ajad on olnud. Ütleme nii, et uuel aastal ma tõesti proovin nagu ka tihedamalt täita, sest kui ma täitsin, noh, sihuke, noh, nagu vaikne hetk endaga ja siis teed kuidagi. Et siin on see nädala fookus, kus ma olen pannud mina, sest septembri algus on alati nii kiire, et ära unusta ennast ära ja et ole rõõmus on siis see harjumus, mis siin teisel pool, eks ole. Neid ma ei ole üldse kasutanud. Et jällegi olen mõelnud, et võiks, aga kuidagi ununeb ära ja lõpuks ongi see, et tegelikult ma arvan, et ühe päeva jooksul on kõik emotsioonid. Tõmba lihtsalt highlighteriga üle. Enamus emotsioonid on nagu, käivad nagu läbi, et alustan sellest, et olen pahur, sest nii vara peab ärkama, ja samas päev on ju tegelikult tore lastega alati ja siis õhtul, ma ei tea, on jälle mingi suur väsimus. Siin see mõte on, et kui siin on meil see nädala harjumus, et sellega võib ka nagu trackida seda siis, et mis päeval ma siis seda tegin, et siis sellest nagu see harjumus sissekäiks on just oluline, et sa siis järjepidevalt sama asja teeksid ja siis seda ka endal üles märgiks. Noh, ma ütlen ka, et ei taha ka seda nagu tunnet sulle ja teistele õpetajatele tekitada, et näed, mul on see pool päevikut täitmata, kõik on tegemata, ma olen nüüd nii halb õpetaja, et ei, et see ongi just sulle, et sel hetkel, kui sa midagi tahad, seda kasutan täpselt nii palju, kui sa kasutad ja et see on lihtsalt siuksed lisa tööriistad sellisesse nädalasse, et sõltuvalt, kuidas see stressitase või ilm või meeleolu on, et mida sellel ajal vaja läheb. Ja muidugi need pisikesed, need väikesed armsad asjad iga päev, et vaata linda lendamas ja ütleme nii, et noh, soorita tagurpidi salto. Ma ei saa sellega päris hakkama, eks ole, aga see on ju vahva, et võiks proovida, on ju. Aga üks päev oli küll, et ma tegin pannkooki sellepärast, et siin oli kirjas, et tee pannkooki, et mõnikord ongi ikkagi jälle see hetk, et sa nagu, noh, sa ei tule ise näiteks selle peale, et sa oled mulle oluline kellelegi öelda, sest see on ju nii loomulik, on ju. Ma ei tea, isa, ema, elukaaslane, ta ju teab seda, aga siin on kirjas, siis ongi, et tegelikult ju võiks. Nagu kõik me tahame kuulda seda aeg-ajalt või noh, ala ongi, et tee kompliment ala kolleegile, et tegelikult ju ise ka tuleb keegi kolleeg vastu, et sul on nii ilus kleit täna. On ju hea tunne tegelikult, just, et ise ei tule selle peale, aga kui see siin ikkagi kirjas on ja sa loed, siis mõtled, et miks mitte, teen ära, on ju. Samamoodi ju tegelikult õpilased ju näevad, et see päevik on mul ka siin ja kui ma vahepeal nagu jälgin, kirjutan, siis nad ikka tulevad, vaatavad, et mis naeru näod, nad saab jälle öelda, et noh, need on emotsioonid, õpetajal samamoodi emotsioonid, samamoodi olen vahepeal kuri, vihane, kurb, see on nii okei. Et ikka lastele harjumuste õpetamist on vahepeal sisse toodud ja just seda tänulikkust, et näidata seda, et meil on nagu väga hästi ju tegelikult. Just. Teinekord, jah, kui lähed, vaatad uudisteportaale ja sirvid internetis ringi, vaatad, et noh, maailma lõpp on käes, aga tegelikult ju elame väga hästi ja väga toredasti, et just neid hetki leida ja väärtustada. Ja meie meil on ju ka esimese astme või esimese-teise kooliastme selline koolipäevik ja seal on ka tegelikult sees need naerunäod, siuksed lustlikumad ja need tänulikkuse küsimused. Ja ma olen näinud, mul ühel õpilasel oli ka. Ja siis oligi näha, et kui ma panen seda kleepsu neile nädala lõpus, et siis vaatad, kuidas lapse emotsioonid on olnud. Et on ka tore jälgida, näiteks ongi, kui on mingid mattepäevad olnud näiteks, siis ongi näha, et emotsioon on kuidagi pigem kurjem. Aga kui on mingid kekapäevad, siis ma tean, et sellele õpilasele väga meeldib keka, siis oligi alati nagu hea. Et oli ilusti kasutusele, nii tore.
super, minu meelest on nii äge. Kas päeviku juures on mingeid trikke sul veel, kas sa seda taskut, meil on seal taga tasku. Taskut kasutasin ka, ma nüüd lihtsalt võtsin välja kõik asjad. Aga ütleme nii, et ma isegi vahepeal tunnen, et siin võiks olla nagu kuidagi veel mingeid taskukesi kuskil, sest et õpetajatel on, mul oli ikka kenasti siin nagu hunnikus asju kogu aeg vahel. Aga ma saan aru, et seda ei saa ju nüüd meil nii suureks ka ajada, et siin ikka oli äge hoida mingeid tšekke või midagi. Just see, kui me seda, ma ei tea, õpetajapäevikut ju välja andes rääkisime kümnete õpetajatega täitsa erinevatest astmetest ja õppeained ja koolid ja vaatasime neid hästi palju erinevaid päevikuid ja see põhiline märksõna oli, et seda manti oli nii palju seal nagu ümber igal pool, et kõik kohad olid neid pabereid lipikuid täis, et siis sealt ongi need kaks nagu funktsiooni. Üks on see, et on rohkem ruumi, et sul on need tühjad lehed iga nädala tagant. Mõned ütlevad, et nad üldse ei kasuta ja see on ka okei, kui sul ei lähe vaja, sa võid ka tühjaks jätta, sellest ei ole hullu. Et ta ju tegelikult õpetajapäeviku nagu paksuse või kaalu mõttes ei ole nii palju nüüd suurem, sellepärast, et meil ta nagu selliselt lahendatud on ja siis see tasku igasuguste kaupade jaoks. Segan sind korra, mina saan küll öelda, et tegelikult palju vähem pabereid on tekkinud. Muidu oli ikka see, et jälle mingi väike, kuskil mingi märge, et paneme selle kuskil vahel, aga just see, et siin need kohad on, et see nagu vähendab tegelikult seda paberikuhja, aga ikka leidub mingeid tšekke või mingeid asju. Mõnel päevikul ma isegi nägin, kus oli nii-öelda see üks päev oli vist juba 3 kihti, et postititega mitu kihti ja asju. Ja ma olen ka vahepeal kasutanud jah, et see olenebki täpselt nädalast ka, et kui on ikka mingi mega crazy nädal, siis jah. Mis siis õpetajate tulevik toob, mis on edasi plaanid ja? Streikisime juba, eks ole, ju aasta alguses, vaatame siis, mis saab. Mina ise tunnen, et tegelikult nagu kuidagi on paremini hakatud mõistma õpetajaid ja just seda poolt, eriti nagu koolides juhtkonnad, et päriselt, kui sul on hoitud, armastatud ja rõõmus õpetaja, siis ta väljendabki seda ju klassiruumis ka. Ja kui ta klassiruumis seda väljendab, siis õpilased lähevad koju ja peegeldavad seda vanematele ja see ongi nagu üks suur ring. Ja siis vanemad on ka rõõmsad ja et üleskutse ikkagi hoida väärtustada õpetajaid ja siis, kui on rõõmus õpetaja, siis on rõõmsad lapsed ja rõõmsad lapsevanemad ka. Aga näed, nüüd sa saadki valida endale uueks aastaks päeviku ja siis asuda möllama. Näed, sul on juba eelmine kord oli hele, nüüd ma tahan tumedat. Aga suur tänu, et sa tulid jagama neid mõtteid meiega ja loodame, et siin ka teised õpetajad sellest saavad mõtteid, kuidas oma kooliaastat rõõmsamaks muuta ja inspireerida neid noori oma samme tegemas ja sealt ise rõõmu saada. Aitäh sulle! Aitäh!